Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Aravete kaardirada on Eestis kõige tehnilisem, aga samuti väga kiire ringrada. Meeldiv oli tõdeda, et osavõtjate arv Eesti meistrivõistluste viimasel 7. etapil oli igati kiiduväärt ja omajagu värvi lisasid kindlasti ka kiired külalisvõistlejad Soomest. Kõige nooremate kadettklassi võistlejate medaleid veel ei jagata. Ometi oli ka siin selle hooaja suurim osavõtjate arv. Rivis oli 10 noort. Ja esikolmik oli seekord Jasper Kors, Albert Tamm ja Patrik Orvandi. Klassis mikro on väga toreda tõusu teinud Aleksander Uusneem, kelle kiirus on iga etapiga aina kasvanud ja see on kindlasti järjepideva töö tulemus. Aravetel tuli ka esimene etapivõit, sealjuures suure edumaaga favoriidi Tõnis Toomingas. 3. koha sai Hugo Rajamets. No Aleksander, räägi sõidus, kuidas sul stardist algas läks? No stardist on peaaegu selle Nikitast mööda, aga joppas. Oli sul probleeme ka vahepeal seal? Ei olnud. Ütleme nii, et kas see oli sul esimene võit praegu Eestikatel? Jah. Mis sa ütled kokkuvõtteks? No päris hea sõit, rahulik ja kõik. Ühtegi kokkupõrget kellegiga pannud ja päris rahul. Meistrust kokkuvõttes kuld Tõnis Toomingas, hõbe Hugo Rajamets ja pronksile tõusis Aleksander Uusneem. Kõige rohkem osavõitjaid 21 oli kogu suve jooksul klassis mini ja esikoha pretendente viimasel etapil põhiliselt 3, kes omavahel jagasid ka eelsõitud ja kõrgemad kohad. Otsustavaks sai stabiilsus ja selles suhtes on suure arengu teinud Richard Viigisalu. Ta ei olnud ka aravetel kõige kiirem, kummaski eelsõidus ei teinud ta parimat ringiaega, ometi alustas ta finaali esireast ja vajalikku enesekindlust ei kaotanud ka kogu sõidu jooksul. Väga tublilt sõitsid ka kõik 4 tüdrukut, neist kiirem Miia Pankratov pakkus ka kiiretele poistele täiesti arvestatavat konkurentsi, lõpptulemuseks 6. koht. Finaali viimastel ringidel oli Richard Viigisalul tõsist tegemist Martin Ojapõllu rünnakutega. Just Martin oli see, kes finaali parima ringi sõitis. Ruudulisi lipu all olid poisid 1 sekundi sees, võitja Richard Viigisalu, teine Martin Ojapõld. 3. poiss Martin Dubnitski jäi neist maha juba 6 sekundiga. Stardis ma ei uskunud, et Mark nii taha, et ma saan tast ette. Ma arvasin, et Mark läheb kohe sisekurvi katma, aga nii ei olnud ja siis ma sain esimeseks ka. No siis, kui said ette, siis hoidsid asja kontrolli all või? Jah. Kus sinu jaoks kõige raskem hetk oli üldse? Siis, kui Martin hakkas lähenema. Aga olid sa kindel endas? Jah. Kokkuvõttes tuli Eesti meistriks Mark Dubnitski, kes edestas Martin Ojapõldu vaid 4 punktiga. Oma esimese medali pronksi sai Richard Viigisalu. OK-klasside ühisestardis olid mõlemad eelsõitud ja võidud noppinud Robin Särg, seda pärast tasavägist heitust 2 kiire soomlasega. Junior-klassis oli parimat kiirust näidanud Markus Kajak. 21-ringiline finaal kulges põhiliselt sama mustri järgi. Väga agressiivse sõiduviisiga Emily Koivisto suutis ka Robin Särga üllatada ja seda paraku ebaausate võtetega. Samal ajal 1 medali pretendente Rande Levestus jäi kahjuks juba 4. ringil rajaservale. Esialgu tähistas võitu küll soomlane Koivisto, kes sai aga ajakaristuse ja nii sai õiglus jalul seotud. 2 soomlase ees kulutati võitjaks Robin Särg. Start ei läinud väga hästi, et langesin kohe 4. ja siis hakkasin tõusma. Kus sa need parandamise võimalused siis leidsid? No 1 pani ise välja ja teine pani ka ise välja ja 1 läksin mööda. Vaja on tegelikult ju konkurenti pinge all hoida. Just nii. Nii ja nüüd tuleb vist selline informatsioon meile, et kuna võitja saab trügimisest karistused, siis sina oled selle etapi võitja. Mis sa selle kohta ütled? Väga tore. Kas ta saab karistuse õige asja eest? Kas sa nägid ka midagi? Jaa, õige asja eest. Nii peab ka olema? Jah. Nii et see on sul nüüd päris ilus hüppe selle etapiga ettepoole?
Just, kalkuleeritud. 4. lõpetas juuniorklassi parim Markus Kajak. OK-klassi Eesti meistritiitli oli juba varem endale kindlustanud Karl Sei, hõbe Rande Levestus, kellele vaid 1 punktiga kaotas pronksi saanud Robin Särg. Juunioride klassi medalikolmik Markus Kajak, soomlane Emily Koivisto ning Joosep Blanken. TD2 ja Mastersklassi Eesti meistrivõistluste ühises arvestus oli võitja Ragnar Veerus, teine Johan Vain ja 3. Priit Sei. Kõige kiiremas KZ2 klassis oli rajal selle hooaja rekord 10 karti ja eelsõidud selget pilti veel ei andnudki. Üllatuskülaline oli vahepeal Euroopa suuna võtnud Willem Moor. Mis sa ütled selle taseme kohta sinna? Ma arvan, et see võistlus on kõige kõvema tasemega, kuna on Kaspar Kallasmann siin ja teised on ka arenenud siin Eesti radade peal terve selle hooaja. Ja kindlasti mul oli raske siin 4 päev ja reede Euroopa pidamise pealt harjuda selle Eesti pidamise peale, aga ma sain selle nõksu kätte. 20 ringlises finaalis olid paremad positsioonid eelsõitude võitjatele Georg Kõssile ja Hannes Tamperele, nende järel Antti Rammo, Sten Piirimägi, soomlanna Kaisa Eeristo ja Willem Moor. Viimasest reast alustas tõusu Kaspar Kallasmaa, kes samuti Euroopas läbimurret on üritanud. Väga kindlalt tegutses aravetel Georg Kõss, kes liidri kohal olles sõitis praktiliselt veatult. Taktikaliselt kihutas kindlalt Sten Piirimägi, kes oli küll Kõssist mõnevõrra kiirem, aga meistrivõistluste üldseisu silmas pidades ta ülemäärast riski endale seekord ei võtnudki. Iga ringiga paranes Willem Moori kiirus ja kaardiga kohanemine. Visavõitlejana ta ühtegi meetrit konkurentidele ei kinkinud. Oli näha, et Euroopas sõitmine oli teda kõvasti karastanud. Ühel hetkel leidis ta võimalust rünnata ja nii oligi ta esikohal ja nii finišini välja. Samal ajal kui kohtunikud tulemusi vaagisid, kuulasime mõlema võidusõitja kommentaare. Et stardis oli plaan, et kindlasti jääb seal mingi ruseliseks, aga mul õnnestus kuidagi esimestel ringidel mööda sõita Stenist ja veel mõnest. Ja siis sain ilusti Kõssi Georgile järgi sõita. Kui palju see sõit siis kontrolli all oli, kui sa Georgile nagu tuulde võtsid? Siis oli mul, ma arvan, kõige parem sõit, aga siis kui mööda sain, siis läks juba nagu raskemaks, kuna alati kedagi püüda on palju lihtsam kui ise eest ära sõita. No, sul oli vist põhimure, et rehv lõpuni vastu peaks? Ja kindlasti, et juba poole pealt andis tunda, et tagaots hakkab vaikselt ära kaduma. Aga siis paar ringi võtsin rahulikult ja siis jälle panin täiega. Kas seda ei kartud, et Sten hakkab tagantpoolt peale suruma? Tegelikult ma kogu aeg mõtlesingi, et Sten on mu taga, aga pärast finiši sain teada, et see oli Georg, aga ei. Ma mõtlesin enda sõitu ja mõtlesin, kuidas iga ring kiiremini sõita. Aravete võistlus on läinud sul kvalifikatsioonist alates väga hästi, mis salanippi te olete leidnud? Ei leidnud mingit salanippi, aga nagu näha, siis natuke ei puudu ikka. No aga samas praegu kohtunikud uurivad siin pingsalt, ma vaatan seal esipamperit, tähendab, et võib tulla veel muutusi, et kuidas see vilusust siis mööda sai, mis mulje sul jäi? Ei, tuli puhtalt mööda, et see ei olnud kindlasti minuga intsidendist, aga jah, täna ta oli lihtsalt natuke kiirem. No aga sellel kokkuvõttes kõik need sõidud, mis sa siin aravatel tegid, see peab andma kindlust juurde või? Jaa, kindlasti kokkuvõttes oli väga hea ja eelsõidudest oli kiirus oli väga hea. Selles suhtes ilus lõppaastale. Mis sa selle kohta, et ma vaatasin, et kohtunikud uurisid pingsalt sinu kaardipamperit? Et esipamper läks vist siin esimese ringi ajal sisse kogemata, et vist mingi rüselus oli, aga ega ma midagi meelega ei teinud. Aga on nagu on. Kas võib tulla sulle karistus? Ma kardan küll, et sealt võib tulla 5 sekundit karistust. Kohtuniku otsusega sai Willem Moor 3-sekundilise ajakaristuse, mis langetas ta etapil 4. Seda Georg Kõssi, Sten Piirimäe ja parima ringi sõitud Kaspar Kallasmaa järel. Kindla ülekaaluga oli selle kassi kokkuvõtte Eesti meister Sten Piirimägi, kellel järgnesid 2 noorimat osavõtjat, hõbe Georg Kõssile ja pronks Jakob Ojale. 3 etapil olid sellel hooajal rajal ka retroklassi võistlejad, kus A-klassis oli meistrivõistluste medalikolmik Ülar Jevlakov, Tanel Toomingas ning Juhan Ansper ja retro N-klassis Aadu Kroon, Andrus Kolubov ning Antti Kiiver. 2019. aasta Eesti kaardispordi meistrivõistlustele oli sellega joon alla tõmmatud.
Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.